Mis sinu hinnangul pärast surma juhtub? No selle kohta on küüniliselt võib öelda elame näeme, eks ole. Aga siis kunagi vist Andrus Vaarikut ma kuulsin, ta ütles, et kui on finito, siis on finito, lüliti on välja lülitatud, et siis ei ole nagu see küsimus põhjendatud. Eks ole, aga ma olen siin hiljaaegu ühel arutelul olnud, kus enda meelest nagu targad inimesed arutasid, et ma ütlesin, et vaadake, et me oleme ateistide järglased, siis me oleme praegu nii-öelda sega nagu smuuti ateismist ja kristlusest, eks ole. Nüüd siia smuutisse segatakse näpu otsa natukene budismi ja islamit on siin ja kõik niiviisi. Ja see siis moodustab või selle tulemusena moodustatakse meie siis nagu see maailmavaade. Aga juhin tähelepanu, et budistlik ja hinduistlik ja neid on miljardeid neid inimesi, kes on kasvanud ja elavad maailmas, kus ollakse veendunud, et inimene on korduv kehastumine. Karna ladina keeles tähendab liha. Nii lihakarn on siis on lihakeskus. Inkarna on lihaks saamine ja inkarnatsioon on siis kehastumine. Reinkarnatsioon on ümberkehastumine. Hing, mis on nagu meie selle hinge päritolu ei tea, et meile võib-olla kõige lihtsam ja loomulikum on see, et öeldakse, et me oleme Jumala looming. Me ei tea ei Jumalast midagi täpselt, ei tea iseendast täpselt midagi, aga nii kaua kui on rind, saame vastu rinda lüüa ja öelda, et nii ja naa. Arvan, et hing on, kuidas siin üks teravmeelne lääne autor ütles, et see konteiner või keha kui konteiner või kui tuubus, et see on oma füüsilise eksistentsi ammendanud, et ta läheb mullaks tagasi, aga hing vabaneb ja siis eksisteerib mingisuguses mulle või enamikule teadmata seisundis, tasandis, seda võib nimetada kvantfüüsiliseks või ükskõik paralleelmaailmaks või astraalmaailmaks, et ega nimetus ei tee seda asja veel selgemaks, aga ei kao ta kuhugi ja siis kehastub mingil ajal uuesti. No see on nagu ju energia jäävuse seadus, et see saab ainult on ju üle kanduda. Ja, et ta ei teke ega ei kao, vaid ta võtab ühest olekust teise. Et see on huvitav tippteadlastega nende kõrgemas vanuses tasub rääkida, et siin oli meie suurepärased teaduskorüfeet Jan Einasto sai 95, Ene Ergma 80, eks ole. Mäletan, Einsteini niisugused vanema põlve mõttekäigud ja avaldused, et inimene küpseb niiviisi, et kui me nüüd ise paneme ennast vaatlejaks, siis me näeme, kuidas toredatest, lihtsatest, kergemeelsetest lastest, noorukitest kasvavad, süvenevad märksa paremini maailma tajuvad olendid, kuni siis hakkavad tervisehäired, siis hakkavad sotsiaalsed konfliktid ja siis selle käigus me küpseme ja jõutakse siis sellisesse mingisugusesse nagu seisundisse või vanuse või eksistentsi faasi, kus hakatakse siis sügavamalt ja tõsisemalt suhtuma sellesse, et mis siis saab, eks ole, et see on küsimuste küsimus. No ja Dostojevski mainis ju ka, et kui taas, et uuesti ei kehastuks, siis see oleks nagu mõttetu, eks ole. Et kõik need kogemused, ütleme nüüd, see raha, see energia, see rõõm ja see kurvastus, mis me oleme üle elanud, eks ole, et kui see nüüd kaduma läheks, et õudselt kahju oleks, selle tahaks edasi anda küll. Siis on ateistlik maailmavaade on peaaegu nihilistlik maailmavaade, et kõik on ju mõttetu, kui sa millessegi ei usu. Küll ateism ja ateist on kaks ise asja, eks ole.
ateism on nagu teooria, seda teooriat võib leelutada sinna ja tänna, seda võib edasi arendada ja sinna argumente leida ja ümber lükata kõik niiviisi. Aga ateist on inimene. No õiget ateisti ei olegi olemas, ma arvan. No, sest jah. millessegi usub on ju igaüks. No kui ta jumala teos on, siis jumala vastane, eks ole. No kui jumalale vastu hakkad, siis sa ju tunnistad ta olemas. Sa ei võitle ju näiteks X asjaga, mille olemasolu me ei tea. Et me oleme siis aga siis seda sõna ei saa välja öelda, sest et me ei tea seda. Aga mingi jumala taju, see on autoriteedi ignoreerimine või eitamine ja endast kõvemat tüüpi, targemat tüüpi ja veel nii-öelda võimsamat tüüpi, kellele see meeldiks, eks ole. Mulle väga meeldis kunagi, sa nimetasid teda projektijuhiks, kui me rääkisime vist simulatsiooniteooriast ka. Just. Eesti esu.